Tere kõigile uute uudiste vaatajatele. Põhjatäht on tagasi. Mina olen Ruuben Kaalep, minuga on siin täna Helen Rebane ja me räägime täna peamiselt haridusest, kultuurist, perepoliitikast ja maaelust. Ei saa kuidagi üle ega ümber sellest, et väga lähedale on jõudnud uued Riigikogu valimised ja olukord on meediamaastikul juba läinud ülimalt tuliseks, lendab verd ja soppa, Eesti rahvuslasi süüdistatakse riigi reetmises samal ajal, kui liberaalid hävitavad Eesti rahvuskultuuri, feministid väidavad, et EKRE tahab Eesti naistest teha sünnitusmasinaid, samal ajal kui meie demograafia on kõige hullemas seisus läbi ajaloo. Ja Helen, sina oled pärit Põlvamaalt ja esindad noorte rahvuslaste põlvkonda, kes on alles tulemas Eesti poliitikasse ja juhtimas uut rahvuslikku ärkamist. Sa oled olnud Sinise Äratuse esimees ja oled praegu vallavolikogu liige ja võiks lausa öelda, et oma vallas opositsiooniliider. Mis tunne on tänapäeval noore rahvuslasena vaadata kogu seda ühiskonda ja seda olukorda, kuhu Eesti on liikumas? Jah, tere ka minu poolt, tere Ruuben, tere kõik vaatajad. Tõesti, olles noor rahvuslane, siis olukord on kurb. Mitte sellepärast, et noored ei oleks konservatiivsete või rahvuslike vaadetega, aga lihtsalt see tänane tühistamiskultuur ja sõnavabaduse puudumine siis paneb noored sellisesse olukorda, kus noored enam ei julge enda arvamust avaldada. Ja siinkohal ma loodan, et see, et mina nüüd tulen välja, kandideerin Riigikogu valimistel, et see ehk aitab seda muret lahendada, et ehk julgevad ka teised oma arvamust natukene julgemalt välja öelda. Kui palju sa oled ise näinud, kõrvalt näinud või siis oma nahal kogenud seda tühistamiskultuuri ja seda rahvuslaste vaenamist, et sa oled Tartu Ülikoolis õppinud ajalugu, lõpetanud bakalaureusekraadi. Kas tänapäeva haridussüsteemis kõrgharidusest alustades, kuidas seal üldse suhtutakse sellistesse rahvuslikesse konservatiivsetesse vaadetesse või noortesse, kes neid jagavad? No mina olen Tartu Ülikoolis õppinud ja õpin tänase päevani, et lõpetan hetkel enda magistriõpinguid, kirjutan magistritööd Eesti ajaloos siis. Tartu Ülikoolis on kindlasti olukord parem kui Tallinnas. Tallinnas ma olen kuulnud palju hirmsamaid lugusid. Eks kaasõpilaste poolt või kaastudengite poolt on tulnud kommentaare ja ega ausalt öeldes minu bakalaureuse töö kaitsmisel oli sammuti see teema, et ta vist isegi ei olnud komisjoni liige, aga üks sotsist noorteadur siis ilma minu tööd lugemata kohe sildistas selle poliitiliseks propagandaks seetõttu, et Riigikogu liige Jaak Valge oli juhendaja, mina olin tol hetkel siis Sinise Äratuse juht ja kuna me uurisime siis riigipööret, siis ilmtingimata pidi see olema poliitiline propaganda, kuidki tegelikult sisu ei puudutanud üldse poliitikat. 1934. aasta riigipööret, jah, täpselt. Et mina siis uurisin seda riigivanema kandidaatide soovitusallkirjade kogumist. Mina lihtsalt, kuna arhiivis suur osa nendest allkirjadest oli säilinud, ma lihtsalt lugesin kokku need ja mis oli puudu, siis uurisin ajalehtedest ja muudest allikatest juurde, et meil oleks võimalikult täpsed arvud. Ja praegusel hetkel peaksidki siis, või vähemalt minu bakalaureuse töö peakski siis andma kõige täpsemad arvud riigivanema kandidaatide soovitusallkirjade kohta. Kui palju sa tunned, et sinu ajaloohuvi või ajalooharidus on aidanud sul kas siis rahvuslaseks kasvada või rahvuslikes vaadetes selgusele jõuda? Kas oli pigem nii, et sinu need maailmavaateline selline impulss oli pärit sinu kodukohast ja siis
haridus ja huvi aitas sellele kaasa või kuidas see oli, et räägi võib-olla sellest nagu noore rahvuslase teest natukene, kuidas see üldse tänapäeval nooremas põlvkonnas välja näeb, sest see ei ole ju, need ideed ei ole peavoolus nagu. No kuna mina olen ikkagi maalt ja metsa sees, siis minul oli selline traditsioonide ja Eesti looduse ja kultuuri austamine nagu kogu aeg on minuga kaasas käinud. Aga noorest peast ma isegi ei liigitanud ennast ühessegi ideoloogiasse, sest et ma lihtsalt ei teadnud nendest midagi, et see justkui oli nii minu elu osa. Nüüd minu enda sisemine rahvuslik ärkamine sai tegelikult alguse siis, kui me käisime nii sinu kui Jaak Madissoni kui teiste Sinise Äratuse noortega Tallinnas, kas see oli Linnateater või käisime teatris vaatamas Vabadusristi. Ja mul lihtsalt klikkis ära, et EKRE on tänasel päeval justkui 30ndate aastate vabadusvõitlejad, täpselt samas seisus. Ja kuidagi läbi selle ma nagu saingi aru, et EKRE on see, kelle eest või kelle nimel siis ma olen valmis võitlusesse astuma. Kui ma nüüd ei eksi, see oli Indrek Hargla tekstiga Henrik Toompere lavastus. Ja praegu sa töötad ajalooõpetajana Krootuse põhikoolis. Krootuse põhikoolis, oma enda vanas põhikoolis. Nii et kõik mu endised õpetajad on tänasel päeval mu kolleegid. Ja samas jäi alguses ütlemata, et sa kandideerid ka Riigikogusse ja Riigikogus sinu plaan on töötada kultuurikomisjonis. Jah, täpselt, et kuna ma sain aru, et Riigikogus hariduskomisjoni miski seal põhjusel ei ole, et see käib läbi kultuurikomisjoni, siis jah. Aga kui me korraks tuleme valla juurde tagasi, siis nagu sa mainisid, tõesti ma põhimõtteliselt olen opositsiooni juht, kuna nii Kagu-Eestis kui ka mujal pool Eestis tehti lihtsalt EKRE-le põhimõtteliselt kambakas, kus vähegi võimalik jäeti nad opositsiooni. Ja praegusel hetkel me olemegi 4 13 vastu üksinda opositsioonis ja kuna ma olen fraktsiooni juht, siis jah, ma olen ka opositsiooni juht, et aga Kanepi vallavolikogus. Aga rääkides veel võib-olla volikogust, et eelmine aasta tõesti tehti mulle ülesandeks enne valimisi võtta üle siis EKRE Kanepi valla osakond. Ja 2 kuuga vedasin meie osakonna ja meie nimekirja siis teisele kohale ja sain ise ka teise koha kohaliku omavalitsuste valimisel. Aga tõesti sellest... Suurepärane tulemus ja see oli ju täiesti nullist tegelikult, et sa olid alles tulnud poliitikasse nii Sinisesse Äratusse kui EKRE-sse, et mida sa ise näed nagu selle põhjusena, et miks EKRE on tulnud ja tõusnud nii kiiresti just võib-olla Lõuna-Eestis tegelikult, kus on see toetus kõige kõrgem, et miks nii paljud inimesed otsustasid hääle sulle anda? No EKRE populaarsus on kindlasti seotud sellega, et meie praegused valitsuserakonnad tegelevad suuresti ainult linnade ja Harjumaaga, et kui me räägime siin ikkagi ääremaastumine on tõeline probleem, et see keskmine palk, mida meil siin uudistes kirjutatakse, Kagu-Eestis ei saa enamus inimesi keskmist palka, on väga-väga kaugel sellest. Ja kõik see haldusreform ja järjepidev maaelu välja suretamine ja tsentraliseerimine, et lihtsalt teised erakonnad ei mõtle nagu selle peale, et nemad keskenduvadki tõesti linnadele, rikkamatele kodanikele, aga mis mujal pool toimub, ei ole justkui kellegi asi. Ja maakoolide sulgemine on ju ka üks neid asju, mis toimub selle raames, et kui ma ise nüüd meenutan, mul on väga hästi meeles, see oli 2015 Riigikogu valimistel, kui ma esimest korda kandideerisin Riigikokku ja see oli enne seda haldusreformi, mis toimus 2017. Ja siis ma osalesin Tartus valimisdebatil, kus just see haldusreform oli üks peamisi teemasid ja Isamaa tollel siis IRL-i esindaja väitis seal väga selgelt, andis lubaduse, nad olid valitsuserakond sel ajal, et haldusreform ei tähenda maakoolide sulgemist.
Mina küsisin talt just nimelt lähtudes sellest, et anti lubadus, et igasse valda jääb üks kool. Aga kuna nii palju valdu kaotati ära, liideti kokku, siis tegelikult seda on ettekäändena kasutatud just selleks, et neid väiksemaid koole panna kinni ja seda me oleme ju näinud siin viimased aastad, et ka sinu vallas. Ei, minu vallas selles mõttes läks hästi, et meil on 3 kooli, oli enne haldusreformi ja on jätkuvalt ja õnneks meil selle koha pealt on ikkagi vallavolikogus konsensus, et kõik on valmis selle eest võitlema, et neid 3 kooli kinni panda, et Kanepis on gümnaasium ja Savernas ja Krootusel on siis põhikool. Et õpilasi on küll alla 80, aga vähemalt suund ei liigu sinna, et need kinni pannakse ja hariduskomisjoni aseesimehena ma ka kindlasti seisan selle vastu, et keegi tuleks meie koole kinni panema. Aga ainult sellest lahtihoidmisest ju ei piisa, et tegelikult on vaja seda, et oleks lapsi, kes seal käivad ja et see haridus, mida nad saavad, et see aitaks neid siduda enda juurtega, et see aitaks neil kasvada eestlasteks selle sõna kõige paremas tähenduses. Mida sina näed nende asjadena, mida hariduspoliitikas alustame just siis algharidusest, põhiharidusest, millele peaks seal võib-olla rohkem tähelepanu pöörama, et sa oled ju ise palju rääkinud isamaalisest kasvatusest. Jaa, isamaalist kasvatust kui sellist, olgem ausad, ega õppekavas eriti ei ole. Samamoodi ajaloos, et meil on ikkagi ette antud väga kindel õppekava, enamus sellest räägib Euroopast või maailma ajaloost, et neid Eesti ajaloo peatükke on ikkagi suhteliselt vähe seal. Mina näen, et Eesti ajaloo peatükke peaks palju rohkem olema, vähemalt ajaloo õppekavas. Kuidas teistes ainetes on seda, ma kahjuks tänasel päeval ei tea, et ma lõpetasin põhikooli 10 aastat tagasi. Küll aga ei ole kindlasti okei see, mis meil inimese ja ühiskonnaõpetuses tehakse, et kõik see peretraditsioonide lõhkumine, et nüüd justkui ongi uus normaalsus, et peres ongi 2 ema või 2 isa, et no sellist asja õpetada meie noorsoole on täielikult väär. Küll mõnes koolis on ju vabaaineid, riigikaitse vabaaineid ja moraaliõpetust ja eetikaõpetust, aga täna meie koolis seda ei ole. Et võiks kindlasti olla. Riigikaitse võiks minu arvates olla kohustuslik aine tegelikult. Jaa, no see muidugi on alles gümnaasiumis vabaaine, et ma ei tea, kas põhikoolis minu arust see isegi veel ei ole. Aga tegelikult maakoolidel on palju muid probleeme, et esiteks muidugi kaadripoliitika, et nagu ma siin ka mainisin, et minu kolleegid on praegu kõik minu enda vanad õpetajad, kes paljud juba on pensioniealised, teised kohe saavad ja noori õpetajaid maakooli leida on suhteliselt võimatu, sellepärast et eks inimene on ikkagi nii mugav, kui tal lastakse olla ja linnaelu on paratamatult mugavam, kui sul on pood, kool, lasteaed, meelelahutus, kõik on käe jala juures. Samal ajal maal suure tõenäosusega poodi sa pead minema 10 kilomeetri kaugusele, hea on, kui on lähemal, kooli, lasteaeda täpselt samamoodi. Meelelahutus on kogunenud ka ainult külakeskustesse, et kui sa eladki kuskil 2 küla vahel metsa sees, siis ega auto on maal ikkagi esmatarbevahend, aga kui palju sa tahad autoga sõita, kui kütuse hind on nii kõrge, nagu ta meil tänasel päeval on. Ja teine oluline asi on veel see, et tihti me ei suudagi väikeses koolis pakkuda õpetajale täistööaega. Ega minagi ei tööta täiskohaga õpetajana. Ja siis peavad need noored õpetajad endale veel teise töökoha leidma ja võib-olla see teine töökoht, ütleme, et üks töökoht on sul Põlva vallas, teine on Võrus ja siis muudkui sõida ringi ja noortel noori õpetajaid on tõesti väga raske maale leida ja ka tugispetsialist, et tugispetsialistide probleem on vaata et veelgi suurem, sellepärast et nüüd kuna meil siin surutakse peale seda kaasavat haridust, et kõik erilised õpilased peavad justkui olema ühes klassis. Linnakoolis see võib-olla veel tuleb kõne alla, kus on olemas. Idee poolest kõlab ilus. Jah, idee poolest kõlab ilus, aga maakoolides ei ole
tugispetsialiste, kes tegeleksid erivajadustega õpilastega, et meie kooliski on puudu koolipsühholoog, eripedagoog ja logopeed on meil õnneks olemas, aga no tõesti, esiteks meil juba koolitatakse psühholooge ja neid tugispetsialiste väga-väga vähe ja nad juba saavad linnas tööd ja nad ei hakkagi maale tulema, et meil tõesti kaasav haridus on ilus mõte, aga paratamatult see nõuab palju-palju rohkem tugispetsialiste, keda meil lihtsalt tänasel päeval ei ole. Ja selle tulemusel ei saadagi ju sellega hakkama, et me ju tegelikult kõik teame, et tohutu suur probleem on näiteks noorte vaimne tervis. No täpselt. Kooliharidus ei suuda absoluutselt aidata ju inimesi selle koha pealt. Aga kõik need probleemid, mis sa siin läbi käisid, et kõik minu meelest vähemalt sõnades, kõik erakonnad tunnistavad neid probleeme, vähemalt seda, et meil on tõesti maaeluga, selle niinimetatud regionaalpoliitikaga ongi kõik pekkis, aga kes oskab sellele lahendusi pakkuda, see on juba keerulisem küsimus, et mida tuleks teha, et päriselt maal oleks võimalik elada? No alustada tuleb ikkagi sellest, et inimene jääks maale, esiteks tal on vaja töökohta. Ehk aitaks selle jaoks äärealadele tehtavad tulumaksusoodustused, et rohkem ettevõtjaid looksid enda firma tootmise ikkagi maakohtadesse, mis omakorda loob töökohti ja siis tulevad juba kõiksugu muud vajalikud teenused, lasteaiad, koolid, poed, arstiabi, et lihtsalt kui inimesel tööd ei ole ja ta läheb linna, siis ta paratamatult viib kogu oma elu linna, et algab ikkagi tööst. Ja praegu läheb ju kogu tulumaks läheb tegelikult riigikassasse ja siis sealt jagatakse. Kogu ei lähe, see oli mingi 11% vist, mis tuleb kohalikule omavalitsusele, et kindlasti peaks tulema suurem tulumaksuprotsent kohalikule omavalitsusele, mitte et see läheb praegu riigile ja siis riik näpu otsa täis annab ja siis veel kirjutab ette ka, et kuhu sa seda kulutama pead. Et palju õigem oleks ikkagi, et suurem osa tulumaksust või isegi kõik läheks ikkagi kohalikule omavalitsusele, kes siis võiks seda oma äranägemise järgi kasutada täpselt nende murekohtade lahendamiseks, mis vallas on. See kõik kõlab ju niimoodi, et meil on tegelikult vaja uut rahvuslikku haldusreformi, mis võib-olla tooks ka võimu tagasi kogukondadele lähemale. Jaa, no näiteks Kanepi valla näitel meil oli väike suhteliselt rikas vald, Kõlleste vald, mis liideti siis teiste võib-olla mitte nii rikaste valdadega. Ja tulemus ongi see, et ega nüüd meie Kõlleste valla keskus Krootuse, ega siia suurt midagi väga pole tulnud. Meiegi nüüd ääremaastume nii-öelda, teenused on kõik Kanepis, aga tegelikult meie inimesed ei ole kunagi harjunud Kanepis käima. Mina noorena käisin alati Põlvas. Kui oli vaja suuremat kaubakogust poest osta, kui oli vaja arsti juures käia, siis mina olen harjunud käima Põlvas, mitte isegi Kanepis, et see on täiesti meelevaldselt, et ma tean, et siin Kambja ja teiste valdadega, ega nad vist tahtsid hoopis kusagil teises koosseisus olla, kuhu nad lõpuks pandi, et Kui nüüd tulla selle regionaalse piirkondliku identiteedi juurde, mis on ju olnud ajaloos eestlastele ülimalt tähtis, ilma milleta ei olegi ju Eesti rahvust. Tegelikult kõik meie traditsioonid on nii tihedalt seotud sellega, et me oleme tulnud oma kihelkondadest, meie esivanemad on pärit, millel on kõigil veidikene omapärane kultuur, et ma olen öelnud kusagil kunagi, et see on see multikultuursus, mis tegelikult meil on ju ammu olemas ja mis teeb meil tugevaks. Meil ei ole vaja seda väljastpoolt kuskilt sisse tuua. Aga samal ajal ma olen ka märganud, et põhjaeestlased tihti ei mõista seda lõunaeestlaste eripära võib-olla nii tugevalt, et kas või see Nursipalu kogu see jõhker ülesõitmine ja see valitsuse plaanid, mis seal on, et tegelikult ei arvestata üldse ju kohalike inimestega ja küsimus ei ole ju ainult nendes 21 talus. Ei ole, muidugi see puudutab tervet Võrumaad ja isegi Valga ja Põlvamaad. Kus vaikus on olnud see kõige hinnalisem ressurss. Miks inimesed maale tulevad? Inimesed tulevad maale, et saada kõigest sellest linnakärast ja toksilisest keskkonnast eemale, nautida maal kena loodust, vaikust ja see, mis nüüd selle Nursipaluga
kogu see projekt on algust peale täiesti valesti. Riigiisad Tallinnast ütlevad, et no nüüd on niimoodi, rääkimata üldse läbi kogukondadega, mida nemad sellest arvavad. Nüüd tuleb välja, et tegemata isegi analüüs, äkki on Eestis mõni teine koht, kus see hoopis võiks olla, et miks just sinna, et Nursipalu kindlasti hävitab suure osa Võrumaa loodusest, vaikusest, rahust, lõhub külakultuur, ega kui isegi pakutakse sama vääriline krunt kusagil mujal Eestis, aga see külakogukond, see ju kaob ja jälle lõhutakse inimeste juuri, jälle tehakse inimestest maailma kodanikke, ilma juurteta maailma kodanikke, et see on jah hästi jõhker, aga üks hea asi on, mida ma olen selle juures tähele pannud, et see on Võrumaad sellise nagu võrokeste uue ärkamise, kui nii võib öelda. Et osad on nagu hirmutanud, et mis siin toimub, et kas võrokesed on mingid separatistid ja tahavad Eestist eralduda või oma mingit eraldi rahvust välja kulutada ja nii edasi. Et kuidas sellega on, et milles Võro identiteet sinu jaoks tegelikult seisneb? Minu jaoks? Väga... Sa oled ju üles kasvanud ikkagi osaliselt selles kas siis murde- või lõuna-eesti keelekeskkonnas ja selles kultuuris, kus aeg liigub võib-olla veidi teises rütmis. Aeglasemalt, jah. Ei, kagueestlased minu jaoks võrreldes võib-olla põhjaeestlastega, nad on palju ausamad, avatumad, otsekohesemad, et mida rohkem see põhja poole lähed, mina olen tundnud vähemalt, et inimesed on ikkagi sellised, kuidagi silmakirjalikumad ja kuidagi näo ees on nad nagu rõõmsad, positiivsed ja selja taga löövad noa selga, et Kagu-Eestis sellist asja ei ole, et kui midagi on halvasti, siis öeldakse otse välja, et asjad on halvasti ja ikkagi ka see looduse tundmine, et nagu meil tõesti, ma arvan, et väga suur osa inimesi käibki ennast maha laadimas metsades ja võib-olla isegi kallistavad puid nii hästi või halvasti, kui see inimeste jaoks kõlab, et me nagu justkui ja need külakogukonnad on nagu eriti minu arust Kagu-Eestis nagu sellised ühtehoidvad, et meie vallaski on nagu nii palju erinevaid külasid ja külaseltse, kes kõik tegutsevad ja organiseerivad ja kes tegelikult mõned ei lasegi ennast sellest haldusreformist isegi segada. Tegutsevad ikka omade asjadega omas kogukonnas ja nii on. Ja murded ja üldse kõik see lõuna-eesti keel, võro keel, setu keel, Tartu murre, see on ju kõik meie kultuuri osa. See on osa meist, see on osa eestlaseks olemisest. Ja seda peab hoidma ja kaitsma. Tegelikult ka põhjaeestlased võiksid ju kursis olla sellega. Muidugi võiksid. No, lihtne näide võib-olla enda elust. Mul elukaaslane, kui ta alguses mu isaga kokku sai, siis ta peale seda kokkusaamist ütles, et mitte midagi ei saanud aru, mis ta rääkis. Aga nüüd aastaid hiljem ta juba saab päris hästi aru, millest jutt käib, et nii on, tegelikult võiks muidugi. Ja ega 10-20 aastat tagasi tegelikult ju tegeleti meil ka Lõuna-Eestis korralikult võib-olla võro keele tahaplaanile lükkamisega, mitte et öelda väljasuretamisega, sellega otseselt ei tegeletud, aga lihtsalt nagu nende eripäradega ei arvestatud, et minagi, kui ma algklassidesse läksin, ikka ütlen noa asemel väits. Aga siis kuidagi õpetaja oli võib-olla kuri, rääkis emaga, et me peame siin ikkagi eesti kirjakeeles rääkima ja kirjutama ja ma nagu tunnen, et võib-olla osalt meie haridussüsteemi tõttu olen mina nagu selle õige võro keele suust ära kaotanud. Et ikka veel nagu toimub see väljajuurimine, mis nõukaajal oli ju väga karm. Mitte väljajuurimine, Võru instituut teeb tegelikult väga head tööd ja nüüd ikkagi korraldatakse ka võro keeles olümpiaade, aga võro keel võiks ikkagi vähemalt meil siin Kagu-Eestis võiks olla ikkagi valikainena või isegi kohustusliku ainena. Tegelikult oleks veel parem, kui lihtsalt eesti keele ja kirjanduse kõrval oleks veel ka nädalas paar võro keele tundi. See oleks nagu... Eriti algklassides, ma arvan. Jaa, täpselt. Ja üldse läbi põhikooli ja isegi miks mitte gümnaasiumis. Et
et siin, kui saadeti neid küsitlusi, siis muidugi küsiti, et kas kõik ained peaksid olema võro keeles. No see võiks olla minu arvates vabatahtlik, et ikkagi kes tahab, õpib eesti keeles, kes tahab, õpib võro keeles, aga no paar kirjanduse tundi eesti keele või võro keele tundi siis võiks ikkagi tunniplaanis olla just Kagu-Eestis. Jaa, ma olen ka mõelnud, et me ei tohiks võro keelt mingil juhul käsitleda nagu mingit võõrkeelt, mis on et kes tahab, see õpib, vaid võro keelele üldse Lõuna-Eesti kõigile murretele peaks laienema see sama kaitse, mis Eesti seadustega on Eesti riigikeelele. Et see on ikkagi osa sellest samast keelegrupist nii-öelda. Et see on ülioluline. Ja loodust mainisid, et see on nagu see koht, kus lõunaeestlane saab ennast iseendana tunda, et selline ürgmets ja see on ju ka ohtu sattunud, et kus võetakse mingeid hiiepuid maha, kus RMK sõidab kohalikest üle, et palju sa selle teemaga oled kokku puutunud? Kahjuks mitte nii palju, kui ma oleksin tahtnud, aga tõesti see, mis toimub meie hiiemetsadega, muidugi nagu rahvapärimus räägib, kes ikkagi läheb hiiemetsa rüvetama, küll sellele karma juba maksab kätte. Aga kindlasti peab riik siinkohal ikkagi sekkuma ja kaitsma neid ja üleüldse neid kaardistama. Ega see kaardistustöögi on ju tegemata või pooleli, et vist alustati seda, aga nüüd see on taaskord sahtlisse lükatud, et kaardistame kõik ära, võtame kaitse alla, hoiame neid. Kas me usume sellesse või mitte, siis mina arvan, et hiiemetsades on vägi. Loomulikult iga eestlane võiks seda mõista. Võib-olla lõpuks jõuame rääkida ka sellest, mis on võib-olla ka see kõige olulisem teema, et jah, koolihariduse me heal juhul suudame teha uuesti isamaaliseks ja me peame võitlema selle eest. Ja selle eest, et eesti keel ja kogu oma rikkuses ja eripärades, eri kujudel Eestis kõlaks. Aga kust tulevad siis need lapsed, kes koolis käivad? Ja, mida rohkem meile seda liberaalset, individuaalset maailmakodanikuks olemist õpetatakse ilma juurdeta, seda vähem ilmselt noored tahavadki paikseks jääda ja pere luua. Ja olgem ausad, ega tänapäeval on väga raske pere luua, sellepärast, et kui paljud noored töötavad hommikust õhtuni, elavad peos suhu, kuidas nad suudavad panna kõrvale piisavalt raha, et üldse taotleda seda laenu, et soetada endale kinnisvara, sest et ikkagi vähemalt minu jaoks laste saamine eeldab ikkagi seda, et sa tunned ennast ise kindlalt, et sa oled suuteline ikkagi järeltulijaid üles kasvatama. Ja kuna paljudel noortel ei olegi võimalust isegi seda laenu saada, siis siinkohal peaks kindlasti riik ikkagi noortele peredele appi tulema. Ja mulle väga meeldib EKRE programm, et see on nagu nii näoga noorte poole, et esiteks, et riik siis abistab selle laenu saamisel ja iga lapse pealt siis hakatakse kustutama seda laenusummat veerandi võrra, mis esiteks motiveerib üldse pere alustama või kõigepealt üldse, kui sul on oma maja või oma korter, siis sa üldse hakkad mõtlema pere alustamise peale ja veel omakorda, kui seda laenusummat kustutatakse, siis kindlasti motiveerib ka lapsi saama. Ja seda sa ütlesid väga hästi just, et EKRE programm tõesti väga palju fokuseerib noortele. Just hiljuti ma nägin kusagil peavoolumeedias pealkirja, mis ütles, et EKRE-l ei ole noortele üldse mingeid lubadusi. Ja minu meelest see on täielik, see lähtub sellest ideoloogilisest väitest, et aga tänapäeva noored äkki ei tahagi peret luua ja lapsi saada. No aga kui vaadata seda ikkagi riigi seisukohalt, siis et meie rahvas, keel ja kultuur püsiks, säiliks, kasvaks, areneks, mis on ka meie põhiseaduses kirjas. Selle jaoks meil on vaja ikkagi lapsi, tulevasi Eesti kodanikke. Ja seda on vaja toetada. EKRE programmis on noortele väga palju punkte. On õppelaenu suurendamine ja siis õppelaenu kustutamine, kui kõrghariduse omandamise ajal saad lapse ja seal on
väga palju punkte noortele tõesti, et kindlasti kuulajad, vaatajad, soovitan EKRE programmi lugeda. Ja. Et see mure ei ole ju selles, et noored ei tahaks lapsi saada, vaid just nimelt selles, et see on majanduslikult kindlustunne puudub. Kui sa ei tea isegi, mis sind võib-olla kuu või 2 või mis iganes aja pärast ees ootab, siis... Ja väga paljud ju tegelikult tahaksid maale kolida, aga kinnisvara hinnad on lihtsalt läinud nii kõrgeks, et selle maalapi sa võib-olla saadki kätte, aga ikkagi see maja ehitamine, ehitushinnad on praegu väga-väga laes, et selle jaoks on paratamatult vaja 50 000-ga, ma ei usu, et maja isegi ära ehitab, sul on ikkagi vaja 100 000 või rohkemgi. Et siin lihtsalt peab riik appi tulema, sest et vaadates inflatsiooni, palgatasemeid, noored ei saa hakkama. No, muidugi mõned üksikud, kes teenivad väga hästi, kindlasti saavad, aga enamuses pigem ei jaksa endale kinnisvara soetada. Ja sina lubad enda valijatele Võru, Valga ja Põlvamaal, et Riigikogus sa võitled selle kõige eest? Ja võitlen kindlasti eestikeelse ja eestimeelse hariduse eest, kultuuri eest ja kindlasti noorte toimetuleku ja maaelu püsima jäämise eest. Et maal oleks inimestel samaväärselt hea elu või veelgi parem kui linna inimestel. Ja olgem ausad, maainimesed on tegelikult meie julgeoleku garantii, sest kui peaks asjad riigis nagu väga hapuks minema, siis esimesena suure tõenäosusega langevad ju linnad ja ikkagi maal on võimalik mingisugust vastupanu osutada ja maainimesed ja põllumajandus tagab meile ka ju toidujulgeoleku. Ja see ongi ju näide tegelikult sellest vastupanust, et kui tugevalt lõunaeestlased toetavad nii sind kui teisi EKRE kandidaate rahvusesi, et meie identiteet rahvas eks püsime. Täpselt. Et meie rahvusriik kestaks veel 1000 aastat ja edaspidigi. Ja palju-palju veel peale. Aga head vaatajad, selline saigi tänane Põhjatähe saade. See oli Helen Rebane, kandidaat number 643 Võru, Valga ja Põlvamaal. Kõike head teile, aitäh vaatamast ja olge toredad nagu Helen. Aitäh kutsumast.